Meil on olnud suurepärane suve. Oleme koos paljude tehingute kallal töötanud. Mul on väga hea meel näha, et kõik on allkirjastatud. Tehing on täielikult allkirjastatud. Ja väin on juba osaliselt avatud, nagu te teate. Otsivad nad veel mõnda miini, mille nad on juba leidnud. Aga sisuliselt hakkavad laevad nüüd juba välja minema. Reedel on see täielikult avatud. Meil olid väga head suhted Iraaniga. Seal on teistsugused juhid. Nagu sa tead, esimene grupp on läinud, teine grupp on läinud. Ja me leidsime, et kolmas grupp oli väga tark, tugev, aga tark. Aga lõpuks tegime kokkuleppe. Mul oli kahju, et pidime 2 ööd järjest uuesti rünnakule minema. Ja ma arvasin, et tuleb ka kolmas korda, me jõudsime kokkuleppele enne, kui see juhtus. Aga ma arvan, et Lähis-Idas hakkab praegu juhtuma palju häid asju ja mis veelgi tähtsam, nafta hind langeb kiiresti. Ja aktsiaturg tõuseb täna nagu rakett rekordiliste numbriteni. Ja nafta hind on teinud oma suurima languse ning on jõudnud madalale tasemele. Veel päris tagasi ei ole, Kevin, selles ulatuses, aga me jõuame lähedale nendele numbritele, mis olid enne kõige algust. Ja peamine on see, et Iraanil ei saa olema tuumarelva. Nad nõustusid sellega täielikult koos tugeva järelevalvega ja neil ei saa olema tuumarelva, mis oligi kogu asja mõte. Sest kui neil see oleks olnud, oleksid nad seda tõenäoliselt kasutanud. Nii et meil oli 2 suurt hetke, kui nad lõpetasid JCPOA. See oli Obama leping, Barack Hussein Obama leping. Ja kui nad selle lõpetasid, oli see väga oluline, sest see viis tuumarelva suunas. See oli Ameerika Ühendriikide jaoks kohutav leping. See oli lepingus miljardid dollarid anti Iraanile. See oli lepingus 1,7 miljardit dollarit sularahas pandi Boeing 757 peale. No mitte 777, vaid vist 757 X. Aga see pandi suure ilusa Boeing 757 peale. Tegelikult oleks teil ausalt öeldes olnud vaja Boeing 747, sest see oli väga palju sularaha. 1,7 miljardit võeti pankadest välja ja anti Iraanile. Ja lisaks sellele kulutati 10 miljardeid dollareid. Nii et nad üritasid neid altkäemaksuga kokkuleppele meelitada, aga see ei toiminud. See ei toimi kunagi. Ja me oleme teinud suurepärast tööd. Ja loodetavasti saab sellest hea suve ja me saame hästi läbi. Ja kui me ei saa, siis läheme tagasi sinna, kust alustasime, aga ma ei usu, et see on vajanik. Iraani leping, mille me sõlmisime, toob maailmale palju edu, sest nafta oli seal mõnda aega tõesti kinni. Ta helistas mulle aeg-ajalt ja ütles, ole nüüd palun. Läheme nafta hindade juurde, aga nafta hind langeb kõvasti, nii et see teeb mulle suurt au. Ma tahan siit tänada sinu abi eest. Sa tead, sa oled alati abiks olnud. Mark, sa just kuulsid siin, kuidas USA president rääkis heast suhtest, mis tal on uute Iraani juhtidega. Mida see hetk siis näitab tuleviku võimaluste kohta, mis nüüd on Washingtoni ja režiimi vahel avanenud? Ma ei usu, et tuleb eriti mesinädalaid ja põhimõtteliselt on juhtunud see, et on sõlmitud ajutine kokkuleppe väinade avamiseks ning tegelikult läbirääkimised alles algavad. Ja 60 päeva pärast peavad iraanlased Ameerika vaatenurga järgi tegema trisiseid järeleandmisi sisulistes küsimustes, keskendudes konkreetselt ja ainult tuumaprobleemile. Ja siin arvan ma, et paljud iisraellased ja ilmselt ka paljud ameeriklased on skeptilised, kas iraanlased tegelikult ka nii-öelda lähevad asjaga kaasa, kui nad suudavad neid järeleandmisi teha. Ja nagu me just kuulsime presidenti ütlemas, kui ei ole neid asju, mis teeksid kokkuleppe võimalikuks, teisisõnu, kui iraanlased ei ole valmis tõsiselt järeleandmisi tegema, siis ta ütleb, et on valmis sõtta tagasi minema. Nüüd on paljud iisraellased küünilised. Nad ütlevad, et võib-olla oli kokkuleppeks võimalus siis, kui Ameerika sõjavägi oli kohal, et iraanlasi survestada, võib-olla oleks see sundinud neid järeleandmisi tegema. Kui see sõjaline oht tegelikult eemaldatakse, kui me näeme, et Ameerika väed piirkonnast lahkuvad, kas iraanlastel on siis üldse mingit motivatsiooni koostööd teha ja oma tuumaprogrammis järeleandmisi teha? Ja vastus sellele küsimusele on endiselt lahtine.
üks viimane asi ja sa mainisid seda oma sissejuhatuses, president on mitu korda öelnud, et nad peavad kõigepealt tulemusi näitama ja siis saavad nad majanduslikku kasu. Tead, et neile hakkab raha laekuma. Ja nii palju kui mina aru saan, on ta selles osas olnud väga tõsine. Nad ei saa alguses midagi. Nii et kui nad avavad Hormuse väina, kui nad eemaldavad miinid, kui kaubandus algab, kas ta annab neile midagi väikest? Või ootab ta midagi tuumaküsimuses enne, kui ta tegelikult sanktsioonid tühistab? Ma väidaksin, et kui te tahate seda kokkulepet, mida te ütlete, et tahate, härra president, siis on oluline kogu mõjuvõim alles hoida. Ja ta teab seda paremini kui keegi teine, sest tema on ju, teate küll, tehingute meister. Aga ta peaks kogu oma mõjuvõimu alles hoidma. Teisisõnu, ta peaks hoidma oma vägesid piirkonnas, valmis ründama kui vaja. Ta peaks jätkama majandusliku surve avaldamist nii palju kui võimalik ja siis võib-olla saab ta selle tehingu, mida ta tahab. Kui rääkida sellest sõjalisest survest, siis ma tahaksin kaasata ka teise külalise, et saada rohkem selgust. Meiega on liitunud Van Hipp, American Defense International Incorporated juhatuse esimees ja endine USA armee abisekretäri asetäitja. Van, millist sõjalist survet peaks Ameerika Ühendriigid teie arvates nende läbirääkimiste ajal säilitama? Mis saab piirkonnast realistlikult lahkuda ja mis peab jääma, et tagada Iraani jätkuv osalemine nendel läbirääkimistel? Jah, suurepärane küsimus. Muide, ma arvan, et Luksemburgi asepeaminister Xavier Bekele ütles selle kõige paremini. Reede on veel kaugel. Ja tead, ma arvan, et see oli president Reagan, kes tegi kuulsaks selle vana vene ütluse usalda, aga kontrolli. Ja vaata, me teame, kellega meil siin tegemist on. Me teame, et me ei saa seda režiimi usaldada. Seega on kõik seotud kontrollimise ja inspekteerimisega. Mind on muljet avaldanud Rafael Grossi, IAEA direktor. Tema oli see, kes tõesti andis häiret, et iraanlased tegelesid jälle millegi kahtlasega juba veebruaris. Nii et seoses IAEA-ga üks asi, mida me 2015 aastal ei teinud, ma arvan, et seekord peame sellele kindlasti rõhuma. Meil peavad olema ameeriklased nendes inspekteerimismeeskondades. Ameerika maksumaksjad maksavad 25% IAEA eelarvest, mis on 2 korda rohkem kui ükski teine riik. Meil peavad olema ameeriklased nendes inspekteerimismeeskondades. Ja mis puudutab USA sõjaväge, siis pole kahtlustki, et peame säilitama piisava sõjalise kohaloleku selles piirkonnas. Nii et kui iraanlased, nagu president Trump on öelnud, ei täida lõplikku tuumalepet, siis ta on öelnud, et on valmis sõjalisi operatsioone taas alustama. Me peame olema kindlad, et meil on piirkonnas piisav sõjaline võimekus, et vajadusel tegutseda. Kas piisava sõjalise võimekuse all mõeldakse ainult seda, et jäädakse Ameerika baasidesse, mis asuvad piirkonnas laheriikides? Või tähendab see ka seda, et osa neist lennukikandjatest jääb sinna, samuti osa USA mereväest, mis asub Hormusi väinas? Jah, see ongi see küsimus, mille president ilmselt esitab meie ühendstaabi ülemale Raising Kainile, et ta annaks talle sellist infot. Mitu lennukikandja löögigrupi meil selles piirkonnas vaja on, võrreldes sellega, mis meil praegu on ja võrreldes baasidega, mis meil olemas on. Samuti pean ma ütlema seda meie niinimetatud NATO liitlaste kohta. On naljakas näha, kuidas paljud neist nüüd ütlevad ja ma räägin inimestest, kes selle operatsiooni ajal voodi all peidus olid ja täielikult puudusid. Et meil on piirkonnas väed ja me tahame aidata. Ma arvan, et selle kohta ütles president Kennedy, et võidul on 1000 isa ja kaotus on orb. Ma arvan, et ma tahaksin nüüd näha, kuidas president Trump läheb nende inimeste juurde ja ütleb, väga hea, reedel tahame teid piirkonnas näha. Me tahame näha, kuidas te aitate Hormusi väina miinides puhastada. Paneme nad tööle. Aga kuidas on laheäärsete riikidega? Kas edaspidi on oodata uut strateegiat? Nad on näinud USA heidutust ja paitset. See jätab nende riigid ja veeteed siiski Iraani rünnakutele avatuks. Kas me võime nüüd näha, et need riigid suurendavad oma relvastust? Kas me võime isegi näha mingisugust relvastusvõidujooksu lahe piirkonnas? Ma arvan, et siin on oluline, Nicole, et see president on teinud midagi, mida ükski teine president pole varem teinud. Ma räägin siin mitme asja kombinatsioonist. Kui vaadata, mida ta on teinud selleks, et tagada ja milliseid samme ta on astunud, et aidata tagada, et Iraanil ei oleks kunagi tuumarelva. Kui vaadata, mida ta on teinud rahunõukoguga, siis meil on veel pikk tee minna, aga 25 riiki on sellega juba liitunud. Rahunõukogu puhul on mitu riiki öelnud, et nad saadaksid vägesid stabiliseerimisjõududesse ning teised, nagu Egiptus ja Jordaania, on öelnud, et aitavad väljaõppega. Ja vaadake, mida see president on teinud Abrahami lepetega.
Ta on öelnud, et kui see on tehtud, tahab ta näha, et kõik need teised Araabia riigid liituvad samaaegselt. Kui vaadata neid 3 asja, siis ma arvan, et see president on teinud midagi, mida ükski teine president pole teinud. Ta on seadnud püsiva rahu Lähis-Idas prioriteediks ja ta on andnud meile raamistiku, jumal õnnistagu teda. Kui rääkida Hormuzi väinast, siis mõned julgeolekuallikad ütlevad, et võid veel võtta paar nädalat, 40 või 50 päeva, enne kui miinid tegelikult eemaldatakse ja kindlustus, laevandus ning naftafirmad tunnevad end piisavalt kindlalt, et ohutult läbi sõita. Mis puudutab USA sõjaväe võimalikku rolli Hormuzi väina turvalisuse tagamisel laevadele, siis millist rolli teie arvates nad selles mängivad? Üks asi, mis tuli eile õhtul välja presidendi intervjuus Ameerika telekanalile, oli see, et ta avaldas midagi, mida varem polnud räägitud. Nimelt seda, kuidas USA laevad ja meie merevägi olid aidanud mitmel naftatankeril Hormuzi väinast läbi pääseda. Ja see avaldas suurt mõju sellele, et nafta hind ei oleks kõrgem kui praegu. Kuid meil on piirkonnas miinitõrjevõimekus. Meil on seal miinitõrjelaevad, aga siin pöörduksin ma liitlaste poole. Näiteks Jaapan on öelnud, et nad tahavad aidata ja neid on nafta ja energia seisukohalt see olukord kahjustanud. Neil on tõenäoliselt maailma parim miinitõrjetehnoloogia. Laseme neil tegutseda. Prantsusmaa ütleb, et tahab nüüd aidata. Inglismaa ütleb, et tahab aidata. Las nad tegutsevad Hormuzi väinas, aitavad väina puhastada ja miinidest vabastada. Vanhip, tore, et olete täna meiega I24 News Englishis. Aitäh, et jagasite neid mõtteid. Tagasi siin stuudios ma tahan pöörduda Arieli poole. Kui rääkida Hormuzi väinast, siis kuulsime erinevatest Iraani meediakanalitest, et Iraani ja Omaani suveräänsuse lepingut kavatsetakse jätkata Hormuzi väinas. Kuid nüüd on mõned Ameerika Valgemaja ametnikud öelnud, et vähemalt 60 päeva jooksul ei kehtestata Hormuzi väinas mingeid tasusid. Mida see tähendab Iraani jaoks, kes püüab säilitada mingisugust mõjuvõimu selle rahvusvahelise veetee üle? Jah, Iraan on kinnitanud, et tasusid ei tule. Nad hakkavad võtma teenustasusid. Nad muudavad nime, et mitte Ameerika Ühendriikidega vastuollu minna. On ilmselge, et me teame, et see on pettus ja nad üritavad jätkuvalt oma ülemvõimu Hormuzi väinas kehtestada, et näidata oma piirkondlikele naabritele, et nemad on need, kes kontrollivad olukorda. Pärast seda, kui nad selle sammu astusid, haarasid nad justkui kontrolli või kasutasid ära ohtu, mida piirkonna riigid on aastakümneid kartnud. Ja nad otsustasid ületada Rubikoni või väina ning võtta Hormuzi üle kontrolli enda kätte. See on miski, millest nad ei taha kergesti loobuda. Isegi kui Ameerika Ühendriigid ütlevad, et nad kavatsevad kontrollist loobuda. Ja et ühelt poolt tahavad nad näidata ka oma karmiliinilisele toetajaskonnale, kes mingil mulle arusaamatul põhjusel protestib selle kokkuleppe vastu, kuigi just see sama IRGC karm tiib oli näiliselt selle kokkuleppe heaks kiitnud. Kuidas jätame selle praegu kõrvale? Nad ei taha mitte ainult näidata, et neil on kontroll Hormuzi väina üle, vaid nad tahavad anda märku nii piirkonnale kui ka maailma majandusele, et tulevikus on nad valmis ja võimelised taas täielikku kontrolli kehtestama ning väina sulgema alati, kui nad seda vajalikuks peavad. Nad tahavad näidata, et nad kasutasid seda viimse päeva kaarti, kuid samuti, et neil on veel üks selline kaart, mida nad saavad tulevikus kasutada. Kas see on vastuolus sellega, mida Ameerika Ühendriigid ütlevad? Väga tugevalt. Aga jällegi, me peame nägema kokkuleppe tingimusi. Ja kindlasti tuleb oodata ja vaadata. Ariel Oseran, aitäh nende uuenduste eest.